kõikides Eesti maakondades, nii juhatati ka Järvamaal Eesti Vabariigi juubeliaasta sisse peoga, millega tähistati 90 aasta möödumist Eesti Maanõukogu ehk maapäeva otsusest kuulutada end kõrgeima võimukandjaks Eestis. 28. novembril Paide kultuurikeskuses toimunud kontsertaktuse juhatas sisse Järva maavanem Üllar Vahtramäe tervitus. Maavanem rääkis nendest meestest, kes 90 aastat tagasi esindasid maapäevas Järvamaad. Need olid Peet Johanson, Aleksander Veiler ja Konstantin Päts. Peet Johanson oli Särevere valla Lellassaare talu omanik, Türi põllumeeste seltsi esimees, hilisem Eesti Vabariigi toitlusminister. Aleksander Veiler aga ajakirjanik ja trükitööstur. Mõlemad mehed olid hiljem Järvamaa kaitsepataljoni organiseerijad. Maavanem toetas Paide linnavalitsusele Enn Soku poolt tehtud ettepanekut Konstantin Pätsi mälestuse jäädvustamiseks Paides. Rääkides aastate tagustest sündmustest, tuletas maavanem meelde ka tänaselt Järvamaalt pärit poliitikut, päästekomitee liiget Jüri Vilmsi, kes hukkus 1918. aastal. Veel ühest praegusel Järvamaal sündinud mehest, kelle sünnitalu hommikul külastasin, tahan täna rääkida. See mees, Jüri Vilms, oli 90 aastat tagasi otse tollaste sündmuste keerises. Tema näol on tegemist esimese eestluse kangelasega. Tolleaegne Maanõukogu esimees Otto Strandman kirjutas temast järgmiselt. Kui tulevik meie põlvetööd hindab, ei saa ta vaikides mööda minna Jüri Vilmsist. See on nimi, mis minevikust kajades avab uksi nii meile kui ka pärast meid. Sest südamevere pitseriga kinnitatud nimed kestavad rahvaste ja aegade lõpuni. Maavanem tundis uhkust selle üle, et Järvamaal on taastatud kõik vabadussõja ausambad, samas tegi ta ka mõned ettepanekud. Seoses vabadussõjaga on taastumata Paides Posti tänava koolimaas olnud 2 langenud koolipoisi nimega tahvel. Siin võiks tulla initsiatiiv Paide gümnaasiumi kui kõige pikema ajalooga kool praegusest Paide koolidest ja taastada selle tahvli oma kooli seinal. Samuti tuleks juubeliaastal tõsiselt kaaluda vabadussõja ühe murdelahingu toimumise Paide tähistamist Järvamaal Hoidja mõisa juures. Kaitseliidu Järvamalev on avaldanud selleks tahet. Pärast maavanema sõnavõttu ilmus kultuurikeskuse suure saali kinolinale otsepilt Estonia teatrist, kus kõigepealt esines kõnega Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja siis Riigikogu esimees Ene Ergma. Pärast kõnesid said külalised vaadata Eesti Televisioonis esilinastunud telelavastust Oma maapäev ning sellele järgnes kontsert.